Selleks, et kalgis kasutada abisüsteemi, mis aitab ja abistab teid programmi kasutamisel ja selgitab mõnede funktsioonide, funktsionaalsuste ja tegevuste tagamaid ja annab ka juhendprotsesse, kuidas neid kasutada, siis selle abiakna saamiseks tuleks võtta ülevalt abimenüü ja siin on siis kohe esimene valik LibreOffice'i abi. Tasub tähele panna, et kui menüüs on antud teile järele ka mõni klahv F1, F2 ja nii edasi, siis need on siin nüüd see kiirklahv ära toodud, mille abil te saaksite ka selle abiakna ilma menüüsse tulemata. Ja seda F1 klahvi võib vajutada tegelikult igal ajal ja tema võib-olla see kasutamise pluss võib teinekord olla selles, et kui teil on mingisugune rakendus, mingisugune aken, mingisugune tegevus pooleli ja te siis vajutate F1 klahvi, siis see abiaken võib juba kohe avaneda just selle lahti oleva teema kohta. Aga antud hetkel võtan siis abimenüüst LibreOffice'i abi. Nüüd abi avatakse teile eraldi aknas ja kõige peamine töövahend on siin otsingulahter, kus on näete kirjas otsitav termin ja siia tuleks siis sisse trükkida, et vastavalt leida registrist üles mind huvitav peatükk, võite hakata siia lahtesse trükkima, mis teid huvitab. Näiteks ma tahaksin teada, kuidas kasutada kalkis if-funktsiooni. Ma alustan if-funktsiooni sisse trükkimist nimeliselt ja näete, et kui ma seda trükin, siis mulle juba pakutakse, et võib-olla sa soovid just selle kohta artiklit. Kui see on õige, te võite vajutada Enter. Te võite klõpsata ka siin registris selle soovitud valiku peal. Ja tulemus on siis näha, näete, siin on if-funktsiooni juhend, räägitakse, millest see funktsioon koosneb, mida teist saada tahetakse ja on ka näited ära toodud. Kui ma soovin mingisugust muud teemat nüüd järgmisena lugeda, siis samamoodi kustutan selle ära, mis mul seal oli ja näiteks mind huvitab sihiotsing, selline funktsionaalsus. Kui mul juba pakutakse, vajutan Enter ja näete, et mulle leiti siin lahendaja. Kui selle lahendaja eemaldan siis näiteks ainult sihiotsing ja nii edasi. Nii et võimalus erinevaid teemasi valida ja nende kohta siis lugeda. Enamus peatükid, enamus artiklid on ka eestikeelse LibreOffice'i puhul eesti keeles, aga mõnede funktsionaalsuste puhul on siiski osaliselt inglisკeel säilinud. Nii et kõike võib-olla lihtsalt ei ole veel jõutud ära trükkida. Nii et sellega peate arvestama. Teine võimalus ka otsingu jaoks on lihtsalt terminipõhine, mitte registrist ja see natuke meenutab selle kalki enda sisest otsimist. Saate määrata, kas otsite ainult tervet sõna, kas otsite ka pealkirjadest ja samamoodi, kui ma nüüd siia kirjutan if ja klõpsan otsi, siis mulle leiti massiivi funktsioonide peatükk ja lahtise paneeli lisamine. Massiivi funktsioonid ja näete siis siit leiti mulle antud hetkel kuskilt see if-funktsioon ka seest. Aga kõige tulemuslikum üldiselt on registrist otsimine. Kui te olete ära otsinud ja soovite nüüd sellest aknast loobuda, siis võib te julgelt ülevalt ristist kinni panna.